Tere hommikust 3. klass! Oleme teiega juba uurinud kaarti ja plaani, ilmakaari ning kompassi. Täna hakkame uurima gloobust. Kuid enne, mis on gloobuse, kaardi ja plaani vahe? Gloobus on planeet Maa vähendatud mudel. Kui gloobus on kerakujuline, siis kaart on tasapinnaline. Gloobus hõlmab tervet maakera, kuid kaart on suure maa-ala kujutis. Näiteks meil on siin Eesti kaart. Kaardil kujutatakse suuremat maa-ala kui plaanil. Plaaniks võib olla näiteks linnaplaan või ka toaplaan. Plaan on väikese maa-ala kujutis ja plaanil kujutatakse esemeid vähendatult ja pealtvaates. Nüüd palun ava oma õpik leheküljelt 48. Gloobust uurimas. Gloobust uurides esitasid lapsed üksteisele igasuguseid küsimusi. Sass kirjutas küsimused üles ja teatas: panin meie loodusõpetuse klassiraamatu teemad kirja. Riputan need üles klassi blogisse. Saate siis ka ise täiendada ja valida omale teemad. Mina alustasin Euraasia mandri tutvustusega. Kes tahab minuga koos Euraasia loodusest, suurematest veekogudest või loomadest kirjutada? Ja siin sa näed Sassi klassi blogi. Ja blogi teemad on: millest räägivad gloobus, kaart ja plaan? Kuidas töötab kompass? Millest räägivad värvid kaardil? Märkide keel plaanil. Mandrid ja ookeanid. Kus elavad jääkarud, kus pingviinid? Elukutsed merel. Mis võib elu meres ohustada? Kuidas mina kaitsen merd? Mida loeme Eesti kaardilt? Kodukoha kaart. Kooli ümbruse plaan. Ja siin on Sassi töö. Euraasia. Euraasia on maailma suurim manner. Euraasia mandril on 2 maailmajagu, Euroopa ja Aasia. Euraasia asub põhjapoolkeral. Euraasiat ümbritsevad 4 ookeani. Põhjast Põhjajäämeri, idast Vaikne ookean, lõunast India ookean ja läänest Atlandi ookean. Euraasia manner meenutab kujult jõehobu. Eesti asub Euraasia mandri lääneosas, Euroopas. Euraasia loodus on väga mitmekesine. Esimene küsimus. Mille poolest erinevad mandrid üksteisest? See on Euraasia manner, aga see on Aafrika manner. Sinu ülesanne on mõelda, mille poolest need üksteisest erinevad. Kas siin võib olla erinev kliima? Võib-olla siin on erinevad taimed ja loomad. Kas inimesed on igal pool samasugused? Kas oskad veel midagi nimetada? Ja sinu kodune ülesanne on: kirjuta 3 lauset. Mille poolest erinevad mandrid üksteisest? Aitäh kuulamast, ole tubli!